Ja me ei tule toime seda sellepärast, et meid ei ole õpetatud. Meid ei ole õpetatud, meie vanemad ei oska, sest nende vanemad pole osanud. Tartu Ülikooli noored tahtsid mind kutsuda endale loengut. Ma olin paar aastat juba varem seal käinud. Ja siis öeldi, enam ei lubata Epp Kärsinil tulla. Aga mis te arvate? Mis ma tegin? Ma võtsin ühendust VSPA konverentsikeskusega ja ütlesin, et näete, ülikool tühistas ära need ruumid, aga mul on üle 300 tudengi, kes tahaksid minu loengusse tulla. Et kuidas nagu ühiskonnas täna need noored, tegelikult nad otsivad abi, aga neid ei toetata. Siis 99,9% ütlesid, Epp, selline loeng peaks olema meil koolis. Miks seda ei ole? Ja mina tõesti küsin, miks meil seda ei ole? Ja meie jätkame siis meie Puuduta mind saatega. Ei, see on hommikuseks staariga. Ma olin tõesti Epp kallikene dilemma ees täna. Et ma mõtlesin, et see sobiks meie vestlus absoluutselt Puuduta mind saatesse. See on nagu loodud. Et kuidas puudutada, mida puudutada, kui palju puudutada ja üldse inimese hinge ja kõiki muid kohti puudutada. Aga siis me ikkagi, mina tähendab siis otsustasin hommikusöögi kasuks sellepärast, et vaadake meie eelmist videot. Me rääkisime ka toitudest, millised toidud võib-olla on sellised afrodisiaakumid. Et kuidagi jäin, aga sellepärast ma jäin selle hommikusöögi juurde, et tead, ma mõtlesin, et ma tahaks natukene rääkida sinust, enne kui me läheme selliste hoogsamate teemade juurde, mida me esimeses videos lubasime. Vaadake kindlasti järgi, see oli väga sensuaalne ja seksuaalne. Et Epp, ütle mulle, kus sa üldse tuled? Milline laps sa olid? Sest kusagilt mina lugesin, et sul on hästi tore ema, seda ma tean. Oli Merike, halleluja, mul jäi nii meeldis. Et tema ütles, et kuskil intervjuus, et sina oled üks igavesti eripärane või erisugune laps olnud, et olid väike ja siis sul juuksed kasvasid kuidagi taevas ja see ei allunud korraldustele. Olid üks paras naaskel. Vastab see tõele? Ja ma olen olnud oma vanematel ikkagi väga suur peavalu. Et mul oli väga nagu enda maailm, kus minule tundus, et need teadmised ja oskused, mis minul juba väga varakult olid, et ma ei saanud aru, et nagu ma üldsegi ei saanud aru, kuidas ma sellisesse perekonda sattusin ja miks meie elu on selline ja meil oli kodus hästi palju armastust. Ema, isa suhe oli väga ilus. Mul kahjuks isa nüüd 2016 aasta juba surnud, aga ma olen, kui sa küsid, et kus ma olen pärit, siis ma olen pärit hästi väikesest külast nagu Kobratu, et seda üldiselt ei teatagi. Kus kandis see on? See on Tartumaal. Ja see oli selline aeg, kui me just olime korterist ära kolinud sinna maale majja elama, see oli hästi kole maja ja ema, isa jäid töötuks, kolhoosid lagunesid laiali ja ega see minu lapsepõlv on olnud hästi nagu raske. Ja me olime ikkagi väga nagu sellises keerulises olukorras majanduslikult, et ma olen pärit väga vaesest perest, aga meil on kodus olnud alati selline hoidmine, toetus, mõistmine ja ema kasvatas meid alati nii, et kõige lihtsam on hukka mõista, aga püüa päriselt mõista. Ja et ära vaata inimese rahakoti suurust, vaid vaata tema hinge. Ja et seda armastust ja mõistmist on meil tõesti nagu, mul on vanem õde Jaanika 4 aastat ja siis ka vend, eks ju, Marek ja me oleme kõik, meil on ema tõesti selline, et ta armastab kõiki nagu ja loomad, linnud nagu puud ja me oleme kõik saanud selle kodust, et minu ema on ka selline väga teistsugune ema, et kui ma olin noorem, siis ma ütleme, meil oli ka erimeelsusi, sest ma ei allunud, Marek ja Jaanika tegid täpselt seda, mida neile öeldi, aga mina ei teinud. Ja ma olin juba 13-aastane, kui ma kodust tegelikult ära läksin. Aga kuidas sa läksid 13-aastane? Kuhu sa läksid? Et 13-14, olin vist 13-14 või niimoodi, et mul oli tollel ajal oli üks Peika, kellega me siis olimegi koos 7 aastat. Tema oli selline paremas elujärjest peres ja tema vanemad siis ostsid meile korteris. Me elasime korteris ja see oli selline vene aeg, kus autoga sai sõita niimoodi, et lube ei olnud. Ja siis me käisime niimoodi koolis, et
tema auto ja siis me elasime omaette korteris ja siis mingi aeg ma isegi nagu mõtlesin, et ma ei tea, et kuidas nagu, et ma tahaksin nagu nii elus edasi jõuda, sest ma olin seda vaesust nii palju nagu pidanud kannatama. Meil oli praekartul, ahjukartul, seakartul, keedukartul, ma ei söönud pikki aastaid kartulit. Ja siis ma ju hakkasin õpetama oma vanemaid, kuidas elama peab, et kuidas tuleb teha. Ja loomulikult öeldi mulle, et kui sina saad suureks, siis ela nii, nagu sina oskad. Ja mina siis olen elanud nii, nagu mina oskan. Aga see jäi põneva koha peal pooleli. Kas sind selle peigmehe juurde tõmbas pigem siis tema raha või see jõukus või oli see ikka armastus? See oli ikkagi selline tohutu suur armastus. See oli minu esimene armastus ja see oli ikkagi metsikult ilus ja võimas ja vägev aga me olime hästi noored ja ma ei osanud siis hinnata teda, sest ta tohutult hoidis mind. Aga mul oli selline tunne, et nagu nii palju terve maailma valla tahaks kõike nagu vaadata, kogeda, teha, eks ju. Ja me lihtsalt nagu see suhe ei pidanud sellele kõigele vastu, et ega ma olin ikkagi selline täiesti pöörane, et mind ei saanud kuidagi ohjata ja siis ma tegin ikkagi selliseid asju, et ma tegin talle väga haiget. Spetsitada? Et me läksime nagu lahku, et meil oli selline nagu keeruline periood, me tulime jälle tagasi ja siis jälle püüdsime nagu koos olla, aga see ei jäänud kestma ja nii, et me olime koos 7 aastat ja 7 aastat on väga pikk aeg. Kuule, aga 14 algas seksuaalelu siis tegelikult ju? Või 13 või 12 hoopis. Sa jäid mõtlema praegu. Et väga noorelt siiski, tänapäeva mõttes mitte, tänapäeval on see täiesti fine, aga tollal ma mõtlen, et kui sa oled keskkooli õpilane. Ütleme nii, et ma olin hästi küps, et nagu mul ema ütleb, et ta ei saa aru, et ta kasvatas kõiki lapsi nagu ühtemoodi, aga minu jaoks see seksuaalsuse teema on olnud kogu aeg väiksest peale tohutult huvitav ja tohutult põnev. Ja ma mäletan, kui aasta 90 ilmusid sellised raamatid nagu Kaunid valged laigud, Eesti esimene seksiraamat, millest elab armastus, eks ju, siis need raamatud olid mul koolikotis. Ma lugesin neid teistele ette, kõik need šiivad, need šaktid, see seksuaalenergia. Ja siis mulle tundus mingisugune anatoomia või bioloogia või mis on perekonnast nagu niivõrd igav, sest meil ei räägitud päris asjadest. Ja mina olin siis see, kes nagu jagas kõigile, et kuidas asjad käivad, kuidas tuleb käituda, kuidas teha, mismoodi on ju. Ja kui mina hakkasin neid koolitusi tegema aasta 2015, meil oli ka klassi kokkutulek, siis ma olen lõpetanud Lähte ühisgümnaasiumi 9. klassi seal ja siis ma läksin edasi Tartu kooli, siis kõik minu klassiõed ja klassivennad ütlesid, aga Epp, kes siis veel kui mitte sina? Et sa tegelesid sellega juba see kooli ajal. Kooli ajal olin selline, kes minu käest alati tuldi nõu küsima, ma alati olin see, kes jagas oma nagu oskusi ja teadmisi, et kuidas, mismoodi ja et see on olnud mulle hästi-hästi omane. Ja mõtlen, et ma ju seda teemat väga palju nagu hoidsin endast eemale, sest nagu ühiskonnas on ju mingisugused standardid ja sa pead nagu sobituma siia. Aga mingil hetkel ma ikkagi tundsin, et ma ei saa selle vastu enam. Ma olen olnud terve elu ettevõtja ja kui ma eelmise ettevõtte 2014 maha müüsin, siis mul oli pool aastat pausi. Ja mis ettevõtte see oli? See oli üks kosmeetikafirma, ma olen olnud 15 aastat iluvaldkonnas, et ma tõin Eestisse kosmeetikat, olin koolitajaks ja ma põlesin läbi seal lihtsalt, et tööpäevad olid pikad ja ma töötasin küll Eesti turu väga toredasti üles tollel ajal, et kõik ju, ma mäletan, et olid need küüned ja akrüülküüned, et siis kõik nagu kas sulatasid, tegid ja siis mina hakkasin nende hambatehnikute freesidega õpetama hoopis fiilimistehnikat. See oli täiesti nagu ainulaadne uus tollel ajal. Aga siis lihtsalt elu tuli vahele, et elu tahtsin, ma teeksin midagi muud. Kuule, seda lugu me oleme vist kõik kuulnud, et sa nägid und ja olid väga haige ja siis vallased olid kõik suure... Seda ma ei tahtnudki rääkida, aga ma lihtsalt tuleb meelde, sest sa oled rääkinud sellest. Et Anu siiamaani, ma ütlen ausalt, et kõik minu koolitused, need ei ole raamatu loetud tarkus, vaid ma lihtsalt võtan seda infot. Aga sul kanaldub siis mul on otse nagu, ka siin samas ruumis on läbi viidud väga võimas rituaal, et tegelikult kui sa oled nagu tundlikum inimene, kui sa siia ruumi sisse astud, siis sa unustad ära, et seal on Paldiski maantee kõrval. Siin on nii teine energia. Ja kõik inimesed, kes siia tulevad ja miks nad ennast nii turvaliselt ja hästi tunnevad, sest see ruum toetab seda ja minu energia toetab seda.
et minu maailm on ikkagi väga-väga teistsugune ja järjest rohkem ma julgen näidata, kes ma päriselt olen. Et paljude jaoks ma olen dildoga naine, aga kui nad tulevad minu koolitusele, siis see arvamus muutub kardinaalselt. Sest see lihtsalt ei paista võib-olla niimoodi meedias, kes loevad pealkirjasid, see ei paista välja. Aga ikkagi see soov, et kes olen mina või et mida minul on maailmal anda, et ma olen pigem kogu aeg olnud selline, kes hästi palju analüüsib ennast ja minu jaoks on inimeste vaheliselt väga tähtsad need suhted ja ma jagan ju enda teadmisi, enda kogemusi, aga alati ma ütlen, et teie olete sama erilised kui mina, aga te peate alustama iseendast. Kas või see positiivne sisekõne, mis meie sees on, et iga naine peaks endast arvama, et on üks ainus, kõige erilisem, kõige kaunim, kõige targem, kõige seksikam. Me saame selleks, mida me endale räägime. Kui ma seisan peegli ees ja ainult kritiseerin ennast, siis mis minust juhtub? Mina tean, ma olen kõige ägedam naine ja iga naine peaks isendasse niimoodi suhtuma. Ja see on nii lahe, kuidas ma olen näinud selle 11 aasta jooksul, kui ma alustasin, mind peeti ju küla hulluks. Täna ma olen suurtes foorumites, konverentsidel, ma olen suurtes ettevõtetes, rahvusvahelistes, ka riiklikes, et eraettevõtluses ja miks, sest ettevõtete juhid on aru saanud, et kui suur potentsiaal on täna meil kasutamata inimeste paarisuhted. Mees ja naine, dünaamika, et kui meil on kodus kõik hästi, siis me lendame, me oleksime 5 rikkama riigi hulgas, kui kõik ka Riigikogu liikmed oleksid minu koolitustel käinud. Epp Kärsin poliitikasse. Poliitikasse ma kindlasti ei lähe, aga mul on ikkagi väga suur nagu infopagas sellest, sest ma olen otseühendus inimestega, nende endi lood ja mis juhtub, sest ütleme akadeemilises hariduses, seda, mida mina täna noortele jagan, seda ei ole olemas. Ja kui ma käisin alles paar nädalat tagasi TalTechis, no tudengid kutsusid mind siis 99,9% ütlesid, Epp, selline loeng peaks olema meil koolis. Miks seda ei ole? Ja mina tõesti küsin, miks meil seda ei ole? Ja isegi kui ma olen suhelnud Haridus- ja Teadusministeeriumiga, siis nemad ütlesid, et et kui sul on sellised materjalid, laened ülesse. Aga miks ma peaksin tasuta andma enda materjale? Ma ei taha seda teha, see on minu elutöö ja ma olen sinna kogunud kokku kõige paremad pärlid. Seda ei ole teaduslikult, ütleme nii, aga see töötab päris inimeste peal, inimeste suhted muutuvad. Ja ma alles hiljuti kirjutasin väga pika artikli, ma nutsin ise seda artiklit kirjutades, sest mul lihtsalt hakkas kahju nendest lastest, kes on tänavate peal, kelle vanemad on ise katki, kelle vanemad vajaksid ise toetust. Nende vanemad on neid katki teinud ja see on mitu põlvkonda tagasi. Ja ma tahan muuta ühiskonda nagu terveks, et aru saada, et me lõikaksime läbi selle, et me oleksime ise enda vastu ausad, ehedad, siirad. Me ei kritiseeriks ennast, et me ei oleks õelad ja pahatahtlikud, et me hooliksime, me hoiaksime ja me julgeksime elada ilma maskideta. Minul ei ole mitte ühtegi maski. Ma olen täpselt seesama lihtne väike kobratu tüdruk, kes on tulnud pealinna ja usub, et armastus päästab maailma. Vau, imeline. Oota, lähme sinna kobratuste korraks tagasi. Sa läksid kodunt ära nii noorelt ja jällegi ma tulen siia ema juurde tagasi. No, ema on sind väga-väga armastanud seda. Armastab siiamaani. Ja loomulikult see armastab siiamaani ja kindlasti isa ja õde ja vend ja kõik. Aga sa läksid ära. Kas ma sain õieti aru, et sa läksid tagasi või palusid emalt vabandust siis, kui sa olid 33? Miks sa vabandust palusid? Ma läksin, kõigepealt oli see, et minu elus oli, ma olin abielus. Ma läksin lahku ja öeldakse, et kui sinu elus on sellised väga valusad kohad, siis hakkad nagu analüüsima, et aga mis siis juhtus? Ja ma võtsingi hästi sügavalt nagu ennast pulkadeks lahti ja küsisingi endalt, kes ma olen? Miks ma siia olen tulnud? Mida on minul maailmal anda? Et mis on see minu panus, eks ju. Ja ma jõudsin selleni, et ma läksin Holistika Instituuti ja käisin läbi holistilise neliku. Ja kui keegi teab sellest maailmast, siis seal on rännakud, eks ju. Ja sealt tuli hästi sügavalt üles ka minu enda ema lugu, sest ema on antud ära kasulapseks teise perre, oma õdede vendade juurest ära võetud. Ja ka temal on omad nagu sellised valusad kohad. Ja siis ma hakkasin ema mõistma ja ma sain aru, miks ta niimoodi käitus või miks ta niimoodi tegi. Ja ma mäletan seda hetke, et ema oli köögis, ta pesi nõusid, ma tulin Tallinnast. Ma läksin, võtsin talt ümber kinni
ja ma kallistasin nii, nagu teda mitte kunagi varem ei olnud kallistanud. Ja ma palusin andeks, sest ka minu elus on olnud selline koht, mida mina ei mäletanud, ma olin alla 2-aastane. Nüüd ma võin seda rääkida, minu ema ja isa olid lahku läinud, aga mitte keegi ei rääkinud mulle sellest. Ma nägin lihtsalt mingitel piltidelt, et ma olen mingi võõra onu süles. Ja see tekitas minusse väga suure sellise haava. Ja ma sain aru, et miks ma olin olnud oma suhtes selline, et ma tegelikult tohutult kartsin lähedust ja ma olin selline nagu väga hoidev ja hästi hooliv ja klammerduv, aga samas, kui ma nägin seda, siis ma pigem nagu tõmbasin jällegi eemale, sest ma olin lapsepõlves kogenud seda, et ma olin jäänud oma ühest väga kallist nagu inimesest korraks silma. Ema isa leppisid ära, nad tulid kokku tagasi ja elasid koos ja oleks siiamaani elanud, aga lihtsalt isa ei ole enam. Ja siis ma mõistsin, et tegelikult, mida minu ema oli läbi teinud lapsena, väiksena, kui ta oli olnud 4-5-aastane, kui ta anti võõrasse perre, missugused traumad olid temal, mis nagu teda viis selleni, et ta läks meie isa juurest ära ja tuli tagasi. Ja ma tõesti päriselt mõistsin teda. Ja täna on see, et ma olen oma emaga nii lähedane. Mul on maailma kõige ägedam ema. Ja sa oled maailma kõige õnnelikum inimene, et sa jõudsid selle tõdemuseni, sest paljud inimesed ju rikuvad oma lähisuhted ära, minnakse totaalselt riidu, lõpetatakse kõik ära, teed ei ristu, never ever ja kui õudne see on. Aga see oleks lihtsam, oleks võib-olla süüvida, sind aitas see holistiline, eks ole, teema, et mõista teist inimest. Tead, mis ma olen tihti mõelnud, et meil kõigil on kohutavalt palju traumasid. Millegipärast mul on selline tunne, et kõigil on mingid asjad seal kuskil. Miks nad on sellised? Ma vahel mõtlen, et kui mõni inimene on kuri või ta on õelsu vastu või kättemaksu himuline või teeb mingeid asju, siis ma olen alati püüdnud visualiseerida, et äkki tal on ka midagi juhtunud minevikus on ju. Need on tema haavad, ta on kuskilt katki. Aga samas on nii ebaõiglane, et kuidas siis teise inimese sellised nagu traumad kanduvad üle siis ülejäänud inimestele, kes selle pärast kannatavad. Räägi sina nüüd, tark inimene, kas seal on võimalik teha mingisugune katt? Et sa mõtled, et see inimene, kes on sinu kõrval selline negatiivne ja kes mõjutab ja et seal tulebki nagu see koht, et kus on sinu piirid. Et kui teine inimene ikkagi tuleb ja ta pidevalt nagu valab üle sind sellise negatiivsusega, siis sa võidki öelda, mulle see ei sobi või minna küsida, aga räägi, mis päriselt juhtus. Et kas sa vajad toetust või kas sa vajad, kas ma saan sind kuidagi aidata. Et me nagu, sest see inimene, kes on selline, ütleme teistele ütleb halvasti, siis ta oma olemuselt ei ole ju halb. Need inimesed vajavad kõige rohkem mõistmist, toetust ja armastust. Nad tahavad tunda, et nad on olulised, et nad on valitud. Ja me soovime kõik seda tunda. Meie lapsed, meie vanemad, me ise soovime seda tunda. Aga mis meil ühiskonnas on, meil puudub nagu oskus oma tunnete, emotsioonidega toime tulla. Me lõhume ära teise inimese lihtsalt sellepärast, et me ei tule toime. Ja see on kõige valem asi, kui ma panen kellegi teise enda eest vastutama, et sina rikkusid mu tuju ära, sina tegid seda, eks ju. Aga just see ongi see piir, et ma armastan ennast, ma väärtustan ennast ja ma kehtestan enda piirid. Sest kui sina ennast armastad, siis see kandub ka teistele edasi, aga kui sina ennast ei armasta, siis see kandub ka teistele edasi. Sest ainult see inimene, kellel ei ole kontakti iseenda hingega, tema suudab teistele haiget teha. Katkine inimene lõhub ära teise inimese. Terve armastus täis inimene, ta ei tule selle peale kunagi, et kellelegi midagi öelda halvasti või temaga käituda inetult või teda koledate sõnadega üle külvata. Solvata, et see seda sa näed ju, mitte me näeme ainult seda pinnavirvendust praegu, mis meil toimub, on ju üleüldiselt siin, eriti noored inimesed, kes siin on sotsiaalmeedia kütkeis ja influencerid ja nii edasi. Et see möll, mis toimub, siis mul on selline tunne, et kust need inimesed tulevad, et nad on nagu
kõik peaks ju justkui paremuse poole minema, ei ole ju nii hullu olukord, et sa sööd kodus ainult makarone ja sind pekstaks, on ju, et tänapäeval on kõik võimalused sealt nagu mülkast välja ronida. Ja inimesed nagu lähevad ikkagi kurjemaks kogu aeg. Sellest mina ei saa aru nagu. Et ma tunnen isegi ennast ka vana aja inimesena, ma tunnen, et ma olen palju rõõmsam, kurat teab, kust ma solgiämbrist välja olen roninud, eks ole. Et kuidas see, et sellest tasakaalust ma ei saa nagu aru, et nad on ju õnnelikumasse ühiskonda sündinud, aga ma arvan, et üks on see, et eks nende ajukeemiline koostis on väga palju muutunud, et kas või see nutiajastu, mis tegelikult seda muudab, et kõik see depressiivsus ja depressioon ja see stressitase, mis tegelikult noortel on ja mida see noor, kui ta on tänaval, et ka negatiivne tähelepanu on tegelikult tähelepanu vajadus. Et kui ta ei ole seda heaga saanud, siis ta teeb halvaga, et saada oma vanematelt või ühiskonnast või kuskilt oma seda tähelepanu. Ja me ei tule toime seda sellepärast, et meid ei ole õpetatud. Meid ei ole õpetatud, meie vanemad ei oska, sest nende vanemad pole osanud. Ja minu arust nagu peaks täiesti nagu ühiskonnas tegema mingi täieliku restardi või puhastuse. Et ka need inimesed, kes on meil täna televisioonis, me näeme vahest neid sõnavõtte, et kuidas nad ütlevad üksteisele. See on uskumatu, see on lubamatu, et missuguste sõnade või lausetega räägitakse. Iga sõna on energia. See kannab vibratsiooni. On kõrgesageduslikud sõnad ja on madalasageduslikud sõnad. Mina tahan olla ja elada kõrges vibratsioonis. Mõni inimene nagu teeb, aga mis see tähendab näiteks, kas või selline, ma pean või ma soovin, kumb on kõrge vibratsioon, ma soovin, ma tahan, ma võin, on kõrge vibratsioon. Ja kui me nagu räägime iseenda kohta, siis me räägime ainult ilusaid sõnu. Kui me räägime kellelegi midagi ütleme, siis me ütleme ainult ilusasti. Kui meil ei ole mitte midagi ilusat öelda, siis jäta ütlemata. Ole vait. Et ei ole vaja seda külvata, sest see negatiivsus külvab ainult negatiivsust. See sünnitab ainult nagu seda raskust ja seda musta masendust ja ühiskonda juurde. Et ma olen näinud lihtsalt, et ma ütlen ausalt, et armastuses kõrgemat vibratsiooni olemas ei ole. See muudab ühiskonna raku tasandil. Ma võib-olla olen oma ajast ees 10-20 aastat. Võib-olla kui mind enam ei ole, siis inimesed mõistavad, miks ma seda tegin. Miks on olnud nii, et kui on ülikoolis, Tartu Ülikooli noored tahtsid mind kutsuda endale loengut. Ma olin paar aastat juba varem seal käinud. Ja siis öeldi, enam ei lubata Epp Kärsinil tulla. Aga mis te arvate? Mis ma tegin? Ma võtsin ühendust Veespa konverentsikeskusega ja ütlesin, et näete, ülikool tühistas ära need ruumid. Aga mul on üle 300 tudengi, kes tahaksid minu loengusse tulla. Ma sain tasuta ruumid ja 326 Tartu Ülikooli tudengit olid kõik minu loengus. See ei tähenda see, et kui ühiskond ütleb, me ei lase Eppu kooli juurde, me ei lase Epul noortega kokku saada. Ma teen seda nagunii. Üks Tartu kesklinna kool, ma ei hakka nime ütlema, täpselt sama seis. Noored kirjutasid, Epp, palun tule meile õhtu kooli, nagu, et anna enda loengut, me nii väga tahame. Ma ütlesin, et ma tulen hea meelega, aga küsige kooli juhtkonna käest. Kooli juhtkond keelas ära selle. Ja siis meil on väga suured probleemid ühiskonnas. Meil on elevant keset tuba, aga mitte keegi ei räägi sellest. Kas või see sama kägistamise teema, et iga teine noor täna seksuaalvahekorras kägistab. Missugused ohud seal on? Õpetaja klass ei räägi nendest asjadest. Mina räägin. Ja nüüd mul tuligi jällegi ma lihtsalt võtsin ühendust Tartu ERMiga, ma käisin alles seal esinemas, vaatasin, Jakob Hurda saal on väga lahe, sinna saab panna peaaegu 300 noort. Ma ostan ise selle ruumi. Ma panen niimoodi pileti hinnaks, et see oleks miinimum, et ma saan vähemalt ruumi raha tagasi. Aga ma tahan anda noortele seda teadmist, mida ei ole meil täna mitte üheski koolis sellisel viisil ja sellisel moel, nagu mina seda teen. Sest ma annan noortele, miks seda infot on vaja, sest kui noor saab teadlikuks, et tema keha on tema hingetempel. Täna väga paljud 11, 12, 13 aastased noored juba seksivad. Ja see esimene vahekord ei ole mitte oma armastatuga, vaid on vanemate tagant pätsatud alkoholiga ja purjus peaga. Nad isegi hommikul ei pruugi mäletada, mis juhtus. Need kirjad, mida mina Instagramis noortelt saan, ma lihtsalt loen ja mul on nii kurb, et kuidas nagu ühiskonnas täna need noored, tegelikult nad otsivad abi, aga neid ei toetata.
sest meie koolis ei ole olemas sellises formaadis loenguid, mis noori päriselt, mida täna koolis räägitakse, põhiteemad. Võib rasedaks jääda, kasutage kondoomi, on suguhaigused, aga mitte keegi ei räägi sellest, et kuidas oma tunnetega toime tulla, kuidas ennast väärtustada, kuidas tunda ära, et sinuga manipuleeritakse, kuidas ma võiksin ja peaksin ütlema ei, et mulle see ei sobi, kuidas nagu saada kontakti oma kehaga, mis on puudutus, mis on eelmäng, mis on vahekord. Täna väga paljud noored õpivad pornost, see pole päris elu. Statistika üle 80% naistest teeskleb orgasmi. Kuhu me jõuame niimoodi? Mitte ükski naine ei pea astuma vahekorda lihtsalt kodurahu huvides, sest muidu mees on terrorist, eks ju. Ta võib öelda ei. Ja koolitustel on olnud tõesti, kas ma võin öelda oma mehele ei? Ma ütlen, loomulikult sa võid öelda oma mehele ei. Kui sinul ei ole isu, siis sa ütledki, ma ei soovi seda. Ehk tegelikult ütleme, see programm, mida mina olen kokku pannud, ma olen teinud seda Apolloga. Ja miks ma tegin Apolloga 2 aastat? Samamoodi noored kirjutavad mulle. On koole, kes ütlevad suurepärase tepp tule. Mul on ka selleks kevadeks on väga palju koole, kes on mind juba Õnneks on neid koole. Õnneks on neid koole. Okay. Aga ma sooviks, et neid oleks palju rohkem, sest see, mida mina täna noortele annan, see muudab noorte elu. Nad saavad teadlikumaks, julgemaks, enesekindlamaks. Nad teavad, kuidas ennast kaitsta, kuidas ennast väärtustada. Ja kui ma tegin Apolloga koostööd ja siis viimane kord oli niimoodi nii Tartus kui Tallinnas, ma küsisin noortelt, et kust te selle info saite? Sest ma olin palunud Apollole, et ta saadaks kõikidele koolidele, neil on oma nagu list olemas. Mitte ükski noor ei öelnud, et ta sai koolist selle info, vaid minu enda kontolt sotsiaalmeediast või kellegi lapsevanem või keegi tuttav. Ja Tartuga oli ainult üks noor, kes ütles, aga minule klassijuhataja ütles ja mina tulin. Ehk need koolid, kui ma andsin neile info, et ma teen sellist asja Apollos, nad ei andnud seda infot noortele edasi. Me ei saa nagu aru, mis viga on nagu. Ja siis me nagu just õiendame ja räägime, et nii palju on ärakasutamist, eks ole, no see MeToo liikumist ei oleks juhul, kui inimesed oleksid teadlikumad. Ma ei hakka rääkima siit pedofiiliast ja kõikidest muudest asjadest, vägivallast, mis on perekondades ja jube tihti see käib kõik seksi ümber, käib kogu see möll on ju, selline nagu julmus. Ja see on nagu hirmuäratav. See on hirmuäratav, sest ütleme, et enamus inimesed, ma arvan, et kuskil üle 90% või rohkem, nad seksivadki füüsilisel tasandil. Aga see, mida mina õpetan... Sina oled öelnud, et inimesed seksivad, ei tohiks seksida nagu loomad. Täpselt, nad võiksid armatseda hinge tasandil, kus sild on 2 südame vahel. Kuidas mehed ja naised avanevad, mida nad hakkavad kogema, missugused orgastilised seisundid. Ja noored usaldavad mind, et nad ongi öelnud, et neil on nii lihtne seda infot vastu võtta, sest ma olen sellel teemal nii vaba. Ja samas akadeemilises hariduses ei ole olemas seda, mida mina annan. Ma olen käinud 2 korda Eestis arstide sümpoosiumil esinemas ja need arstid, kes on olnud minu sellisel loengul, nad on öelnud, et nüüd nad saavad aru, miks ma seda teen. Aga meedias see ei paista välja, sest ainult need inimesed, kes on minuga ühes ruumis, saavad aru sellest. Tead sa, meil on ikkagi see häbiväärsus, et tempel on seksil juures. Seks, ma näen ise ka vahel, et sina ise nagu tõmbud ka tagasi, sest sind on, no ma ei taha öelda mõnitatud. Jaa, aga paljude jaoks ma olengi dildoga naine, just. Aga nad ei ole mitte kunagi süvenenud sellesse, mida ma teen. Mitte kunagi. Ja seks võrdub ja sa tead isegi. Ja see ongi häbi. Seks võrdub häbi millegi pärast. Ja üldsegi ka, et näiteks kui ma mäletan, nüüd on mul täiesti ükstapuhast, aga kui ma alustasin, siis kõige enam otsitud Google'is oli Epp Kärisini haridus. Kas sa kujutad Anu ette? Et neil oli tunne, et kui naine räägib seksist, siis ta ei saa olla haritud. Mul on 2 kõrgharidust. Aga see on see, mida mina täna jagan. Ma ütlengi, et ma ju ei kahjusta mitte ühtegi noort, mitte ühtegi meest, mitte ühtegi naist, vaid ma annan neile võimaluse teadmised. Ma olen täna käinud üle 100 erinevates Eesti koolis. Väga huvitav, kui ma alustasin aasta 2000, ma arvan, see oli 2019. Ma tegin seda tasuta. Kõik koolid võtsid suurima hea meelega. Lasta tuleb, muidugi tulgu. Ja kui ma ütlesin, aga teate, minu hind on nüüd selline, minu kütte, minu aeg. Ma vahest hommikul ärkasin kell 5 üles, et olla kuskil Põlvas, eks hommiku kella 8. Ja siis see muutus, et mis mõttes. Aga täna on ikkagi see, et ma teen nagu nii, mida mina tahan.
mind ei ole võimalik takistada, sest aeg on ümber selleks, et nagu mind tuleriidale viia, enam ei ole see võimalik. Aga ma arvan, et paarsada aastat tagasi oleks seda ammu tehtud. Absoluutselt. See oleks põletatud, et nõid trellide taga piinatud ja väntsutatud oleks siin korralikult. Kuule, aga räägime sinu enda asjadest ka, et see oli nii emotsionaalne, see võiks täiesti puuduta mind saatesse minna. Aga kuna me oleme ikkagi hommikusöögil ja meil oli nii sensuaalne algus, vaadake jällegi esimest videot, me õpetasime siin igasuguseid toredaid nippe. Aga räägi oma elust, sest ma ikkagi jällegi, ma tegin natukene kodutööd, ma vaatasin, et täpselt, kas oli aasta tagasi või võib-olla natuke rohkem ikkagi, aga no umbes samal ajal, sa läksid lahku vist. Nüüd ma võin sellest rääkida, et ma ei olnud elus seda kogenud ja kui see minuga juhtus, see mees, kellega ma olin koos, ta petkis mind ja see naine ise kirjutas mulle, et sinu mees, kellega sa oled koos olnud, viimane pool aastat on petnud sind. Ja loomulikult see tegi mulle väga haiget. Aga siis ma olen mõelnud, et ma olen kogemuskoolitaja. Ma mäletan, ma helistasin emale, ma olin ikkagi väga nagu kurb selle pärast. Ema selle asemel, et mulle kaasa tunda, hakkas naerma. Ütles, Teppu, kuidas sa saaksid mõista neid naisi, keda on petetud? Sa varem rääkisid kogu aeg naistele, et kui mees sind petab, vaata peeglisse. Ja ma tegin oma koolitusmaterjalid ümber, sest tal ei olnud puudus mitte millestki, aga lihtsalt mõned mehed on põrssad ja nad ei oska truud olla. No aga koolitajana sa võiksid ju mõista ka sellist asja või üldse tänapäevastes oludes. Võib-olla võiks, kuna me oleme nii vabameelseteks seksi suhtes ka. Mina olen vahel mõelnud, et kui ma olen meesterahvaga olnud seal 10 aastat või 20 aastat abielus olnud, et kui ta nüüd mind petab, kui ta oleks seda teinud võib-olla, kui me oleks algstaadiumis olnud või seal isegi 5 aastat koos olnud, aga 10 aastat, siis minul nagu on selline tunne tekkis, nagu lasta siis olla. Et ju siis oli, mida me naisena muidugi teeme, süüdistame ennast. Aga vaata, kriisides on see koht, et kriisist on võimalik välja tulla siis, kui mõlemad pooled soovivad. Isegi kui seal on petmine olnud. Mõnikord see petmine isegi lööb nagu selle õhu puhtaks. See on nagu suur torm ja siis on palju parem suhe. Aga selleks peavad mõlemad pooled soovima. Aga kui üks tahab ja teine ei taha, siis see ei ole võimalik. Ja täna on ka ju veel selliseid suhteid, kus nagu mees ja naine lepivadki kokku. Me olemegi väga pikalt koos olnud, et sina võid käia lustimas, mina võin käia lustimas, aga neil on ühine kodu, pangalaenud, lapsed, eks ju. Ja nad on ka niimoodi palju õnnelikum, et kui see nad oleksid üksteise peale, et maru vihased ja kõik on halvasti. Et siin ei tasuks hukka mõista. Et siin ei tasu üldse hukka mõista, et ma sellepärast ütlengi, et nagu iga üks peab ära tundma, et hing peab helisema. Isegi kui seal on petmine olnud ja sa tunned, et seal on lootust ja see on võimalik. Teate, kõige lihtsam on lahku minna, aga panna üks suhe toimima on kõige keerulisem. See on kõige keerulisem üldse, mis saab olla. Aga seal ongi vaja meil nagu seda toetust ja abi ja mina ütlen ausalt, et mina olen käinud teraapias, mina käin teraapias, sest mul on nagu kohti, et ma tahan nagu tõesti nagu mõista iseennast ja mõista ka teist. Mitte see, et nagu sina tegid niimoodi või et sina käitusid niimoodi. Aga miks ma lasin sel hetkel endaga käituda? Ja nüüd, kui ma olen ju jaganud nii ehedalt ja nii siiralt ja nii ausalt enda väga valusaid kohti. Minu kõige suurem hirm, kui mind petati, oli see, et nüüd ilmub kroonikas pealkiri. Epp Kärsini mees pettis teda oma eksnaisega. See oli minu kõige suurem hirm. Ja ma ei teinud piiksu ka selle koha pealt, et midagi sellist üldse juhtus. Tegin oma koolitusi edasi ja elasin nagu edasi. Täna ma saan sellest rääkida ja see juhtus minuga. Aga juba rohkem kui 2 aastat tagasi. Ja ma arvan, et nii mõnigi plaksutas käsi ja ütles, ahaa, oi kui tore, näed, seletab siin, räägib kõik, et kui sa oled äge naine kodus ja teed ja oskad seda meest nii öelda, ma ei taha öelda lõa otsas hoida, vaid sa oskad armastusega nagu koos olla ja kõik on ideaalne, näe, sinusugusega võib ka juhtuda. Õpetad, sa õpetad, aga näed, palun väga. Aga ma arvan, et see on väga paljudele naistele nagu üks naine ütles ausalt, et Epp, et sinu elu tunduski liiga ideaalne. Aga nüüd sa oled üks meie seast. Ja ma isegi ei solvunud selle peale, sest see tegelikult on, sest ma käisin need väga-väga valusad kohad läbi. Kas sa päästa ei proovinud? Sa oled ju nii tark. Et seal ei olnud võimalik seda päästa. Vähemalt proovisid. Ütleme niimoodi, et me rääkisime väga pikalt ja seal nagu ei olnud võimalik. Ja siis on nagu mõistlik nagu, et ma armastan ennast lihtsalt nii palju rohkem.
et sealt edasi minna. Aasta tagasi sa leidsid uue armastuse. See oli palju kauem. Veel ka, õige, sa rääkisid sellest alles aasta tagasi. Kas see armastus on... Ta on olemas. On tänaseni olemas, et kõik on nagu hästi sinu elus. Aga ma ütlen, et ma olen alati hoidnud oma, nagu kui ma olen suhtes, ma ei presenteeri seda kuskil, et mul on see minu enda eraelu, on hästi nagu minu enda eraelu ja ma püüan hoida seda nagu, ma võin rääkida tõesti, kuidas ja mismoodi ma teen, aga oma eraelu ma hoian hästi privaatsena. See on väga õige tegu, aga ma mõtlen, et kui nii tuntud inimesel, sa oled ju bränd tegelikult, sa oled ju Epp Kärsin sünonüüm, et kuidas on sul üldse võimalik hoida kedagi enda lähedal nii, et see inimene ei kannataks, sest sinuga minna, kõik tunnevad sind ära, sa lähed välja, sa võid ükskõik mida teha, sa ei või ükskõik mida teha tegelikult. Ja igal juhul kommenteeritakse, vaadatakse, nähakse. Sinule see ei lähe võib-olla nii palju enam korda, sest sa oled sellega harjunud. Aga su kõrval on inimene, kes ei ole sellega harjunud. Ma alati mõtlen, kuidas need inimesed hakkama saavad. Kuidas te omavahel need asjad nagu klatite, No minu kõrval saab olla ainult väga küps, eneseteadlik ja väga tugev inimene. Tugev ja väekas mees. Et sellised poisikesed, need lihtsalt ei pea vastu. Aga sellelt pinnalt võib ka tulla ja ei, muidugi võib tulla et ega see tegelikult ju tähelepanu, et see, kui mulle kirjutatakse või helistatakse või tahetakse minuga kokku saata või saadetakse pilte, eks ju, see käib igapäevaselt minu juurde. Et kui ma alguses nagu püüdsin hästi nagu võib-olla see ju paistab nagu nii välja, et seda tähelepanu on nii palju, aga minu elus on see, et kui ma olen valinud ühe inimese, kellega koos olla, siis ma olengi valinud ainult teda. Ja minu arust iga naine ja mees tahavad paari suhtes tunda, et ma olen valitud, ma olen hoitud, ma olen armastuses, mind mõistetakse, mind toetatakse. Et kui me ei tunne seda, et meid on valitud, siis sealt tekibki see miinus. Seal hakkab nagu kõik see ärevus hakkab kasvama, on ju. Ja ma tahan öelda kõikidele meestele, et teie sõnad ja teod peavad minema kokku. See tekitab naises usaldust ja turvatunnet. See ei saa olla niimoodi, et sa lubad, ütled, ma tulen ja järgmisel ütled, aga tead, mul on sõbra sünnipäev. Ma ei tulegi, ma lähen hoopis sõbra sünnipäevale, aga ta on sulle varemalt ennem öelnud, kallis, aga tead, sünnipäevad ei ole mulle üldse olulised ja ta jätab sinu enda sünnipäevale tulemata näiteks. Siis on ju märk sellest, et sa ei ela koos küpse mehega. Ta ei väärtusta sind, tema jaoks ei ole sina oluline. Et tema jaoks on sõbrad ja see muu mudru on nagu palju tähtsam. Et poisikesed ongi need, kes nagu jooksevad oma sõprade järgi, aga nad ei vali naist nagu lõpuni. Ja sellised küpsed naised, nad ongi sellised, et okei, ta annab üks kord andeks, ta annab teine kord andeks, ta annab kolmas kord andeks. Ja siis ta hakkab vaatlema. Ja siis ongi see, et ühel hetkel on see, et seda on liiga palju. Sest sa ei pea mehele mitte kunagi selgitama, kuidas ta peab sind hoidma, kuidas ta peab sind armastama, kuidas ta peab sinuga käituma. Küps mees teab, kuidas naist hoida ja armastada. Siin tuli üks hea moment. Kas on mingid sellised asjad, ühe näite sa nüüd tõid, eks ole, et ta valib seal sõbrad või mingi põnevama tegevuse. Mis on need märgid, millal peaks võib-olla naiste rahval hakkama kellad helisema? Miks mitte ka meeste rahval? Vahet ei ole, me ei tee ju vahet, aga millal on, sa ütlesid just see ebaküpsus on ju, et see, aga kas seda ei ole võimalik lõpuni rääkida, et sulle ei meeldi need asjad on ju kõik... Enne kui need nagu päriselt nähtavale tulevad, meil kõigil naistel on intuitsioon. Aga mida me hakkame tegema? Me hakkame neid lugusid endale ümber jutustama. Ta tegi selle pärast ette, et tal polnud aega. Ta ei saanud selle pärast tulla, et ta läks trenni. Ta ei saanud selle pärast telefoni vastu võtta, et ta oli kohtumisel, mida iganes nagu. Ja ühel hetkel on see, et kui mees päriselt naist tahab, olgu ta kui edukas või kui hõivatud, ta teeb selle naise jaoks oma elus ruumi. Ta tekitab sellele naisele selle koha, et näidata, et ma olen sinu jaoks olemas. Sa oled minu jaoks tähtis. Aga kui sa pead paluma, tule mind vaatama üks päev, ta ei tule. Tule mind vaatama teine päev, ta ei tule. 3., 4. päev, siis sa peaksid aru saama, sa ei ole prioriteet. Sa ei ole tema jaoks oluline. Ja ka see, et kui mehel on nagu väga üleseotud suhe oma emaga,
kui täiskasvanud mees helistab oma emale 3-4 korda nädalas. Või kui emal on emotsioonid olnud, ta on pidanud olema näiteks koos emaga, kui tal on tohutud emotsioonid. Ja mida see väike poiss teeb, kui emal on emotsioonid? Ta paneb lukku ennast. Ta eemaldub, ta ei kasva nendest emotsioonidest läbi. Ta pigem tal on lihtsam ennast lukku panna. Ja nüüd alateadlikult ta valib omale naise, kes on samamoodi emotsionaalne. Aga mida ta teeb? Ta paneb ennast lukku. Ütleb naisele, mine teraapiasse. Sinus on probleem. Ehk kui mees ei võta vastutust, et tegelikult temal endal on ka midagi vaja tervendada või muuta või millegiga tegeleda, siis see näitab, et see mees on poisike. Ta ei ole küps. Ta põgeneb probleemide eest. Küps mees on see, olgu kallis, sul on emotsioonid. Kallis, ma kuulan sind. Ma hoian sind. Ma kallistan ja kallis, sa oled mulle nii tähtis. Isegi kui sa oled pöörane, sa oled praegu peas soe. Mina armastan sind. Ja mida me naisena vajame? See ongi see tunne, et ma võin olla peas täiesti soe. Aga sa ei pane mind pausile. See on see, et ma olen, ma ei ole. Sa käitusid nõmedalt, ma lähen minema. Ma ei kirjuta sulle enam musi ja kallis. Ma lihtsalt nagu näitan, et mõtle nüüd järgi. Aga naine tahab olla kogu aeg ühenduses. Naine otsib kogu aeg seda südame tasandil suhet. On muidugi ka neid naisi, kes on mõistuse tasandil, aga me oleme täna liikunud armastuse ajastusse. Kõik sellised suhted on laiali raputatud, tõmmatud ribadeks, et me kohtuksime sellise inimesega, kellega meil on selline sobivus, mis on ideaalne 2 pusletükki. Ja kui kellelgi täna on kriis või keegi on lahku läinud või lahku minemas, olge tänulikud. See lõppes ära kõige õigemal ajal. Teile tehti ruumi kuskilt kõrgemalt, et teie ellu saaks tulla inimene, kes sobitub teiega perfektselt. Nii et ärge nutke neid põrssaid taga. See oli nii toredasti öeldud. Ja samamoodi mehed, et kui te olete sellises keerulises suhtes ja naine teiega käitub inetult, koledalt, ta ütleb halvasti. Mehed on naised nii palju õrnemad, et me peame naistena mõistma, et iga sõna või iga tegu, mida me mehele teeme, kui me räägime mehest näiteks oma sõbrannadele selja taga halvasti, siis energeetiliselt me võtame mehe väe ära. Ja ühel hetkel on sellel mehel erektsiooniprobleemid, tema mehelikkus on kõik kokku kukkunud ja siis sa imestad ise, huvitav, miks ta selline on. Kas on iga naine läinud ja küsinud kodus oma mehelt, kallis, kas ma olen sulle midagi teinud või öelnud, mis sulle on haiget teinud, aga sa ei ole julgenud mulle seda öelda. Ma arvan, meil kõigil on neid kohti ja samamoodi, et mees läheks ja julgeks küsida naise käest. Naistel on kronoloogiline mälu nendest asjadest, mida mees on kooselu jooksul valesti teinud ära unustanud. Ja need on kõik suhtesõlmed ja kõik need suhtesõlmed tuleb lahti harutada selleks, et me saaksime nagu üksteisele emotsionaalselt nii sügavalt lähedale, et me tunnemegi, et see sild on nii võimas ja nii eriline meie kahe vahel. Ja siis tekib see usaldus, turvatunne, teadmine, et tema valis mind ja mina valisin teda. Ja iga päev, ka siis, kui on kriis, me ei pane teda pausile. Pausile ei tohi panna, et sa jätad nädalaks, ajaks või 5 päevaks oma naise või mehe pausile. Ma mõtlen, mida sa mõtled? 24 tundi ja siis on piir käes. Mitte see, et me jätame nagu ootele. Siin on ka mingi ajaline limiit. Siin on ajaline limiit, et näiteks kui üks tunneb, et ta on nagu nii üle keenud ja seda on liiga palju, siis ei tohi jätta nädalaks, ajaks pausile. See peaks olema 24 tundi. See on maksimaalne aeg. Minimaalne aeg. Minimaalne aeg võib olla ka pool tundi, aga maksimaalne aeg on 24 tundi. Sest see, keda pannakse pausile, mis ta elab läbi enda sees, see niimoodi lõhub. Ja seda ei tohiks teha nii naised kui mehed. Me peame saama nagu küpseteks, täiskasvanuteks, mitte enam nagu mängima seda liivakasti mängi. Sina ütlesid mulle, ma teen nüüd sulle, sina tegid mulle. Ja see on ka nagu üks koht, millega mina olen nagu pidanud tegelema, sest see sama lapsepõlve trauma, mis mul oli. Ka ma olen märganud, ma olen tegelenud, ma saan aru ja ma võtangi vastutuse. Jah, ka mina koolitajana ei ole alati osanud, aga ma olen õppinud nendest väga valusatest kogemustest. Ja nii ongi. Kas sa rebid tõepoolest ennast ka koolitustel ikkagi nagu teed ennast? Ma teen võtad alasti? Täiesti.
Kui minu suhe oli kriisis, siis ma jagasingi neile. Ja mehed ütlesid, ma olingi Vaagengilis romantikapakett ja ma ütlesin, teate, et jaa, ongi väga suur kriis. Läksin teraapiasse, kaaslane läks teraapiasse, eks ju. Et ärge kartke teraapiat, sest me ei pea hakkama ise jalgratas leiutama. Terapeutidel on kõik olemas. Nad õpetavad, nad toetavad, nad annavad, nad peegeldavad sulle tagasi, miks sa nii käitud. Ja on neid, kes tahavad ise pusida. Minule ei meeldi. Minu jaoks on aeg niivõrd kallis. Ma tahan nagu kiiresti. Ma tahan aru saada, ma ei taha piinelda selles valu sees. Ma tahan mõista, miks ma nii tegin. Miks ma niimoodi reageerisin. Mis oli minu sees, mis pani mind niimoodi käituma. Aga kui paljud inimesed võtavad vastutuse? Enamus on see, et sina tegid. Sina oled süüdi, sinu pärast. Aga see näitab ebaküpsust. Lõpetuseks, issand, siin võiks, mul on nagu 4 lehekülge küsimusi, vabandage väga, kuhugi ei jõua siin. Kuule, lõpetuseks, kas maailm ikkagi pöörleb ainult ümber seksi? Inimesed, ma nii väga loodan, et saavad aru, et mõistuse tasandil elu on üks, aga südame tasandil on elu see, milleks me tegelikult oleme siia tulnud. Ja ma usun, et mina oma siiruse, eheduse ja aususega olen Eesti ühiskonda teinud nii palju rohkem juba tegelikult paremaks. Et 58 000 koolitatud inimest. Ma ei tea, et Eestis keegi nii palju oleks sellistel teemadel rääkinud ja ma ju ei räägi ainult seksist. Et see on nagu vale arvamus, et inimesed tulevad koolitused, me paneme tildod laua peale või naised. See sama teooria, millest ma praegu rääkisin, eks see on väike osa sellest. Nad saavad aru, kui oluline, mis on kõige tähtsam suhe iseendaga. Ja sealt me hakkame alles oma elusid üles ehitama. Need naised, kes ennast väärtustavad, nende kõrval ei saa olla mehed, kes on poisikesed. Ja samamoodi vastupidi, kui mees ennast väärtustab, siis ta ei lase naisel endaga nii käituda. Et siin ei saa olla, et mehed on halvad või naised on halvad. Meil ei ole lihtsalt olnud teadmisi ja oskusi. Mul ei ole olnud palju suhteid, aga need suhted, mis on olnud, on minu jaoks olnud kõige õpetlikumad ja ma olen võtnud sellest igast suhtest kaasa mingi kingituse, mida ma olen jaganud. Ja ma olen väga tänulik, et elu on mind hoidnud ja minu elus on olnud sellised mehed, sest tänu neile ma olen täna selline naine, kes teab enda väärtust ja kus on minu piirid ja mina armastan ennast. Seda on näha. Ma pean ikkagi siia küsima, kas sa saad kõikide oma eksidega okeilt läbi? Ja. Ja ma saan ka oma ekside uute naistega hästi läbi. Vau, kurniau! Sest ma arvan, et kui on mingi eluperiood olnud, et me oleme koos olnud, ma ei saa seda oma elust välja lõigata. Ja kuna need asjad on nii kenasti lahti räägitud, siis mitte kellelgi ei ole hinges mingit okast. Ja minu arust on see elu terve, selline ellu suhtumine, et jah, me ei sobinud koos, aga see ei tähenda see, et me peaksime nüüd üksteisest mööda minema, nii et me keerame pea ära ja tere ei ütle. Sa ütlesid ühe hästi olulise asja, hästi tihti minnakse lahku, ei võida teineteist üksteist silma otsaski sallida. Ja see lõpetamise asi jääb ära nagu otste kokku tõmbamine. Jääb ära, need jäävad lahtiseks, nad jäävad nagu... Ja need haavad jäävad sulle terveks eluks võivad jääda. Ja see on kõige kohutavam kindlasti, et selle võiks küll võtta lausa. Ja mul on naised tulemas kursus, see on nii äge kursus. Ma olen kokku pannud sinna kogu oma teadmiste pagasi, kogu oma uugapuuga maailma. Kõik need rituaalid, mida ma olen ise teinud, et kui on valust lahkumine, kuidas sa tõmbad oma energia tagasi. Need on sellised asjad, aga mitte keegi ei ole mulle õpetanud, vaid need tulevad tõesti, ma ütlen Anu. Kui mina öösel magan, siis avanevad mulle täiesti teised taevaväravad. Ja mida Epp tarbib enne magama minekut? Sellest me räägime oma järgmises saates. Aitäh sulle, Anu. Aitäh. Kuule, ja ma tahan lõpetuseks veel öelda, et jumal küll, sa peaks mingil hetkel ikkagi saama ordeni presidendilt. Tead, ma olen mõelnud, et ma ei tee seda selleks, et saada presidendi vastuvõtule, aga ma olen mõelnud küll, et
ma olen nii palju Eesti ühiskonda andnud, ma olen teinud nii palju tasuta pilootprojekte, ma olen nii palju nagu tõesti andnud, aga mind ei ole märgatud ja tunnustatud nagu sellisel tasemel. Aga võib-olla minu aeg on alles ees, aga ma teeksin seda ka siis, kui mind ei tunnustata, sest ma tean, et ma käin oma hingekirja koodi järgi ja Anu, ma tõesti usun, et armastus päästab maailma. Aitäh.